Tahaks kõigepealt mõned teated nüüd rääkida, et kuna meil on väiksed sellised muutused nendel koosolekutele siin, et kas teil jääb meelde, et järgmisel nädalal ei ole siin Laitses koosolekut, on Tallinnas laupäeval 13. juunil kell 5. Reedel siin koosolekut ei ole ja ootame teid kõiki siis laupäeval 13. juunil kell 5 siis Kiili 9, nii nagu meil on varem olnud selle koosolekud. Ja see on nüüd selle nii-öelda suve viimane koosolek, siis me teeme vahepeal pausi ja vaatame millalgi sügise poole, siis kui jumal lubab, jätkame. Aga et kuna suvel on inimesed nii palju kuskil maal ja reisil ja puhkustel, siis me piirdume praegu nende koosolekutega siin suvel. Ja jääb siis meelde, et järgmine nädal on laupäeval Tallinnas, aga sellest veel järgmisel nädalal, 18. juunil, see on neljapäev, on siis Laitses koosolek. Me paneme ka selle info ülesse sinna nii-öelda, kes siis vaatavad. Ja see on neljapäevane päev, et kui meil tavaliselt on reedeti koosolekud, siis seekord on neljapäeval koosolek 18. sellel põhjusel, et algavad juba jaanipäevad ja osa meeskonnast tegeleb jaanipäeva korraldamistega. Et selles mõttes ei saa teha nagu reedel, et on teil meeles 18. Ja 18. on meil veel üks oluline päev, et tulge siis palun kõik kohale, kõik, kes te Eestimaal kuulete, iganes, tulge palun kohale kõik, sest meie töötegija Kelly on siis viimast korda meiega, vähemalt sellel aastal ilmselt. Ma ei oska öelda, kuidas ta elu edasi läheb, et tema läheb siis õppima piiblikooli USAs ja me teeme talle siis väikese sellise ärasaatmise istumise ka siin. Ma usun tema enda poolt tehtud tortidega, sest see on viimane kord seda meil süüa ilmselt. Aga igal juhul meil on siis Kelly viimast korda, on siis 18. meiega koos, kui issand teistmoodi ei juhi ja võtame siis ja saadame ta, nii nagu piibel ütleb, õnnistusega teele, palvetame tema pärast, õnnistame teda. Ja kui keegi teab, mis tähendab evangeelne käepigistus, kas keegi teab, mis see on, siis see tähendab seda, et kui me õnnistame inimest, siis on ka väike raharull peos, kui inimene läheb kas missionireisile või kuskile mujale. Nii et ma olen ükskord elus muide sellise käepigistuse ainult saanud, siis kui ma läksin Venemaale. Et ma tean, kui tore tunne see on, kui keegi ka toetab sind rahaliselt, kui sa lähed kuskile usus välja, kuhu jumal on sind läkitanud. Nii et kes soovib seda täisevangeelset käepigistust. Evangeelne on ilma raharulta. Et kui keegi soovib siis sellist täisevangeelset käepigistust ka anda Kellile, siis saate külvata tema teekonnale ja mis on kõik seotud suurte kulutustega, aga ja nii edasi. Et kui keegi soovib siis sponsoreerida või tunneb oma südames, siis see võimalus on olemas kindlasti järgmine neljapäev ja ka edaspidi, ma usun. Nii et sellised väiksed teated siis, et need 2 korda on siis niimoodi nüüd järgmine kord siis Tallinnas laupäeval ja ülejärgmine kord siis neljapäeval siin Laitses. Nii et olete siis endiselt kõik oodatud ja räägime siis edasi, et kui äkki keegi saaks mulle tuua vett, siis mul on hästi tänulik. Nii, aga täna on mul selline teema südame peal, mis on jällegi Jeesusest, kellegist teisest mul ei ole rääkida. Ja, aitäh. Ja ma siis alustaksin kirjakohaga Markuse evangeeliumis ja ma loeksin ette 8. peatükist ja 31. salmist. Ma loen päris pikalt, vahepeal jätan natuke vahele, siis loen edasi, sest see sõnum, mille pärast tavaliselt seda esimest kirja kohta loetakse, ei ole see sõnum, mida ma täna rääkida tahan.
et ma räägin hoopis nagu teises valguses sellest kirjakohast ja edasi ka. Nii et 31. salmist ma siis loen Markuse evangeelium ja 8. peatükk. Ja siin siis räägib sellest, kuidas Jeesus siis õpetab oma jüngrid. Ja ta hakkas neid õpetama, inimese poeg peab palju kannatama ja hüljatama vanemate ja ülempreestrite poolt ning tapetama ja 3 päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult ja Peetrus võttis ta ise päinis ja hakkas teda noomima. Aga tema pöördus, vastas oma jüngritele ja sõitles Peetrust ning ütles, tagane minust saatan, sest sa ei mõtle seda, mis on Jumala, vaid mis on inimeste kohane. Ja ta kutsus rahva enese juurde ühes oma jüngritega ning ütles neile, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ära ja võtku oma risti enese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes iganes oma hinge kaotab minu ja armuõpetuse pärast, see päästab selle. Sest mis kasu on inimesel selles, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks? Või mis võib inimesel anda oma hinge vahetushinnaks? Sest kes häbeneb minu ja mu sõnade pärast selles abielu rikkujas ja patuses tõus, selle pärast häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa auhiilguses ühes pühade inglitega. Ja ma loen edasi 9. peatükist ja 2. salmist alates. Ja 6 päeva pärast, see oli vahetult pärast seda siis, mis ma just ette lugesin, kui Jeesus oli seda öelnud, 6 päeva pärast, võttis Jeesus enesega Peetruse, Jakoobuse ja Johannese, 3 siis oma jüngritest, ning viis nad üles kõrgele mäele ise päinis ja tema muudeti nende ees. Tema riided läksid hiilgavaks, helevalgeks, otse kui lumi, nagu neid ükski vanutaja maa peal ei suuda teha nii heledaks. Ja Eelia ühes Moosesega ilmus neile ja nad kõnelesid Jeesusega. Ja Peetrus kostis ning ütles Jeesusele, rabi, siin on hea olla. Teeme nüüd 3 telki, sinule 1 ja Moosesele 1 ja Eeliale 1. Aga ta ei teadnud, mida ütelda, sest nad olid täis kartust. Siis tuli pilv ja heitis varju nende üle ja hääl kostis pilvest. See on mu armas poeg, teda kuulake. Ja kui nad äkitselt ümber vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui üksnes Jeesust enese juures. Ja kui nad mäelt alla läksid, keelas ta neid, et nad ühelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud enne, kui inimese poeg on surnust üles tõusnud. Et nendes kirjakohtades, mis ma praegu siin ette lugesin, on tegelikult justkui päris mitu erinevat teemat. Üks on siis see, kuidas me näeme, ja sellest on palju räägitud, kuidas Peetrus oma arust läks väga humaanselt ja hakkas Jeesust sõitlema, kui Jeesus rääkis oma suurimast missioonist ja sellest, miks Jumal üldse teda oli kutsunud, mis oli tema nii-öelda peamine eesmärk, miks ta siia maa peal üldse sündis, et minna ristile meie eest ja anda oma elu. Ja tema armas jünger Peetrus ei aktsepteerinud seda absoluutselt, sellepärast et risti surm oli väga häbiväärne ja ta oli täis kannatusi, ta oli kohutavate kannatustega ja kes siis sooviks nagu parimale sõbrale või kellelegi lähedasele seda saatust, eks ole. Keegi ei soovi seda tegelikult. Ja see oli põhjus, miks Peetrus hakkas nagu noomima. Ta ütles, et ärgu seda sulle sündigu, eks ole, et sa lähed sinna ristile ja kannatad ja nii edasi on ju. Et see on täiesti inimlik asi, et me näeme inimlikult, mis meile sobib ja mis meile ei sobi. Ja nüüd, kui me vaatame, siis Jeesus tegelikult räägib edasi sellest, et me peame maksma ühe hinna, et me saaksime tegelikult tema elu. Me teame piiblist, et Jeesus ütles niimoodi, et tema tuli, et anda meile elu ja seda ülirohkesti. See elu vastu võtta, see elu saada, see on tänu sellele, mida Jeesus tegi meie eest. Aga teine asi on see, kuidas sa ise selle nii-öelda siis täielikult vastu võtta, ta ütleb, et kui sa annad ära oma elu, siis sa saad selle. Aga kui sa hoida oma elust kinni, siis sa ei saa seda. Sa ei saa käia tegelikult selles.
mida Jeesus on sulle valmis pannud, kui sa ei anna ära oma elu. Ja nüüd me näeme järgmist asja, kui Jeesus on öelnud, et kes siis nii-öelda oma elus algab ja nii edasi. Me näeme järgmist asja, tuleb täiesti üleloomulik kohtumine Jumala auga kõrgel mäe otsas. Selle pealkiri on küll Jeesuse muutumine, aga tegelikult muutis see situatsioon neid endid samamoodi. Kui nad nägid järsku Jumala au, nad nägid ammu surnud nii-öelda prohvet Eeliad ja nägid Moosest, kes oli siis suur Jumala poolt seotud rahvajuht, kes nad välja tõi Egiptusest. Ja mis veel, pilve sees tuli hääl, et see on minu armas poeg. Jumal ise kinnitas nende inimeste jaoks seda, et Jeesus on see, kes pidi tulema ja me ei pea ootama kedagi teist. Ja nüüd kõik need 3 asja nagu kokkuvõtlikult öeldes, miks ma need kõik 3 ette lugesin? See põhjus on see, et kui sul ei ole seda kohtumist, kus sa saad puudutada taevast, siis sa ei suuda ka hinda maksta. See on see asi, miks ma selle ette lugesin. Peetrus alguses täiesti taipamatu, tahab kangesti hakata asju paika panema, tahab asju korda teha, tahab korraldada nii, et Jeesus ei läheks ristile, hakkab teda sõitlema lausa. Kujutad ette, kui agar ja aktiivne kirikutegelane. On ju tegelikult. Teine inimene ütleb, et ma lähen ristile, suren teie pattude pärast, on rääkinud, eks ole, ta tõuseb ka üles surnus, aga see ei ole ju üldse nende jaoks, nende kõrvadele veel kohale jõudnud. See ei ole nendele kohale jõudnud, et Jeesus ütles, et ta mitte lihtsalt ei lähe surma, vaid ta tõuseb üles ka. See ei olnud üldse kohale jõudnud, sellepärast, et see oli loomulik elu, mida nemad nägid oma silmade ees. Nad nägid seda tavalist igapäevast elu, Peetrus samamoodi. Ja nüüd, kui järgmises kirjakohas Jeesus hakkab rääkima sellest, et tegelikult ta ütleb tervele rahval siin oma jüngritega koos, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ära ja võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. See rist ei ole ju see, et meie peame risti surma surema, eks ole, te sellest saate ju kõik aru, on ju. Et see on sinu missioon, see on see, mida Jumal on sulle konkreetselt andnud kanda, eks ole. Sa ei lähe ju ise Jeesuse asemel ristile, eks ole. Ja ta ütleb väga selgelt, võtku oma rist enese peale ja järgigu mind, sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu ja armuõpetuse pärast, see päästab selle. See on tegelikult väga keeruline kirjakoht ja see on selline kirjakoht, mida tegelikult peaks lugema, ma ei tea, kui mitmeid kordi, et see nii-öelda, nagu Heebra kiri ütleb, usu läbi imbuks see sõna meisse, et me sellest aru saaksime ilmutuslikult, mida see tegelikult tähendab. Et kui mul üks tuttav ütleb, et Jumal andis inimesele 2 kõrva selleks, et ühest kõrvast sisse, teisest välja läheks, eks ole. Ja nii see tegelikult ei ole, aga kahjuks see kipub tihti olema, et me kuuleme, pärast küsite, mis Merike rääkis, ei mäleta, päris hea oli, aga ei mäleta, eks ole, võib-olla ei olnud ka hea. Aga tegelikult Piibel ütleb, et sõna, seeme peab usu läbi meie südametesse imbuma, meie vaimu saama ilmutuseks, et me tegelikult saaksime aru, mida Jumal üldse ütleb. Minule meeldib niimoodi nagu mõelda, et siin on Piibel, siin on kõik kirjas, aga kui püha vaim avab selle kirjakoha, siis sa saad aru, mis tegelikult selle taga on. Mida ta tegelikult on tahtnud öelda selle sõnumiga, mida ta tegelikult on tahtnud sinu sisse istutada selle sõnumi läbi, mis on siia kirja pandud. Ja selleks ei tohi olla enam see 2 kõrva, eks ole, ühest sisse, teisest välja, vaid me peame paluma, et Jumala püha vaim istutaks usu läbi meie südametesse selle sõna, mis tooks esile ühe suure muutuse. Ja nüüd, kui me näeme, et siin on nagu väga keeruline kirjakoht nendele antud, Jeesuse õpetus, eks ole, et kes oma hinge püüab päästa, see kaotab tegelikult selle. See on väga tõsine asi. Jeesus on kõik valmis pannud meile. Aga ta ütleb ometi, et kui sa tahad meelheitlikult nagu oma hinge päästa, sa kaotad ära selle tegelikult. Ja nüüd lemmikkirja koht, Jeesuse muutumine mäel.
me näeme, et seal tekib nüüd olukord äkki, kus seesama meie vapper Peetrus, oi, ma oleks tahtnud temaga kohtuda, ta on väga koloriidne kuju piiblis tegelikult. Ja tema ütleb järsku selle kohta, et rabi, siin on hea olla, teeme nüüd 3 telki, sinule 1 ja Moosesele 1 ja Eeliale 1. Miks ta seda ütles? Kas arvas, et neil ei ole minna kuskile või? Et Mooses ja Eelia tulid ära nüüd kuskilt teispoolsusest ja nüüd on eksinud, neil ei ole kuhugi minna, teeme telgid neile. See küsimus ei ole ju selles. Küsimus on selles, et siin on hea olla. Ja kui sa oled selle Jumala ligiolu punkti saanud, siis sa oled eluks ajaks muudetud. Ja kuni sa ei ole, mina nimetan seda nagu puudutanud taevast või läinud kuidagi tema ligiollu, siis sa ei ole ka valmis maksma hinda, sellepärast, et sa ei tea, mis on tasu. Sellel mäel, kuhu tegelikult nii-öelda Jeesus need viis, ei olnud lihtsalt kohtumine Eelia ja Moosesega, mis ei olnud ka sugugi igapäevane asi, tuleb tunnistada. See ei olnud lihtsalt see asi. Seal oli see, et nad ei tahtnud ära minna sealt enam, sest seal oli nii hea olla. Ta pakkus küll viisakalt, et teeme ikka prohveteid enne telgid valmiseks, eks ise saab ka vaikselt kuskil nurgakesse. Aga tegelikult see küsimus oli see, et kui sa jõuad sinna paika, kus sa võid üleloomulikult puudutada nii-öelda taevast, siis sa tegelikult ei taha sealt ära minna enam. Ja kui sa oled sealt ikkagi välja kupatatud nii-öelda nagu lambatuntide keskele, sest sul on üks töö teha siin maa peal, eks ole, sa pead minema tegema selle töö, mis Jumal on andnud sul teha, siis sa saad hinda maksta siis, kui sa oled seda taevast puudutanud. Kui sa ei ole seda puudutanud, inimesed hakkavad väsima, hakkavad võitlustest väsima, nad ei jaksa võib-olla enam ühel hetkel, nad kibestuvad, nad pettuvad, sellepärast, et neil on väga suur nimekiri, palve nimekiri ja tegelikult ei ole tulnud vastuseid. Ja see on põhjus, miks inimesed hakkavad kibestuma, hakkavad nurisema ja nii edasi. Aga miks ma seda räägin? Just sellepärast, et kui sa saad aru, et on olemas midagi palju enamat, mille poole püüelda, mis on sinu peamine elu eesmärk. Muide, ma unustan ära, kui me siin ülistasime, ma nägin ühe nägemuse viimase laulu ajal. Ma nägin ühe nägemuse ja see nägemus oli kitsast teest. Ma nägin seda täiesti selge pildina, kuidas mina seisin seal tee peal. Ja see tee oli pikk ja väga kitsas ja seal teekonna lõpus, hästi kaugel, ma ei näinud isegi, kus see teekond lõpeb, seal oli väga palju minna veel. Seal oli Jeesus ootamas mind. Ja ma sain aru, et see oli tõeliselt pikk tee. Aga ma nägin nagu seda aupaistet seal lõpus ja siis ma vaatasin, et mõlemal pool oli väga selline paks mets ja ma mõtlesin, et kui ainult üks samm astuda kõrvale, siis seda valgust enam ei näe. Siis ei näe tegelikult, see pilk läheb ära Jeesuse pealt. Kui sa natukenegi lähed ühel poole või teisel poole kõrvale, kui sa lähed sellest fookusest välja poole, siis sa näedki ainult seda metsa, seda mateeriat, aga sa ei näe enam Jeesust. Ja sellepärast ta ütles, et see tee on kitsas. See ei ole lai tee ja sellel teel käid sina üksinda. Sa ei saa sinna kaasa võtta ühtegi ülekõrta. Sellepärast, et kui sa oled Jeesuse ees ühel päeval, siis sinna sa ei saa ka kedagi kaasa võtta. Sa oled üksinda seal. Sa ei saa oma naist võtta kaasa, sa ei saa oma meest, isegi koera ei saa kaasa võtta, sest sa mitte midagi sinna kaasa võtta. Sa oled seal üksinda ja sa oled see, kes sina oled ja see, kes tema on. Ja sellepärast ongi tähtis aru saada, et me kõik oleme ühel teel. Me kõik oleme ühel teel ja seal on meil väga palju asju, mida kas hingevaene tahab tuua või kuidagi mingid omad valed valikud, mis tahavad meid panna pettuma, kibestuma. Sellepärast, et kui sa ei näe taevast tasu, siis sa ei taha ka hinda maksta. Öeldakse, see kõlab võib-olla väga tobedalt, aga öeldakse, et põrsast ei osteta kotis. Kas sina oled valmis millegist hinda maksma, mida sa üldse ei teagi, mis see on? Kas sa oled valmis maksma hinda? Sulle tuuakse näiteks mingisugune kotitäis ja ütled, osta ära, 2 milli. Mis seal sees on, ma ei ütle. Lihtsalt osta ära. Kes seda ostaks?
mitte keegi ei taha maksta mitte mingisugust hinda, kui ta ei tea, mis ta saab. Ja Jeesusega me ei saa loomulikult selles mõttes kaubelda, aga seal on ka öeldud, ta tõstis silmad tasu poole. Ja kui sa tõstad silmad tasu poole, kui sa saad ilmutuse, kui usu läbi sõna imbub sinusse sellest, kes ta tegelikult on, siis sa oled valmis maksta ka hinda. Sa oled valmis seda tegema. Ja sellepärast minu esimene palve selle jutu peale täna on see, et me kõik võiksime saada taevas puudutuse, kes on väsinud, kes ei ole seda kunagi võib-olla saanudki. Ma ei räägi ilmingutest, ma ei räägi seda, et sa pead kuidagi värisema või külmavärinad pead tulema, ma ei räägi sellest praegu. Ma räägin sellest, et sa kohtud reaalselt temaga. Sa kohtud, sul on üks, mis iganes kogemus see on, mis iganes puudutus see on, see võib tulla Jumala sõna kaudu. See võib tulla, kuidas püha vaim midagi avab, see on erinev, ärme otsime mingeid ilminguid esmalt, sest Jumal ise teab, kuidas ta seda toob, aga selge on see, et ajad võivad minna raskemaks. Ja kui sinu sees ei ole seda ilmutust, siis tegelikult sul on väga raske läbi võidelda, et sa jõuad sinna teise otsa sellele kitsal teele. Et sa jõuad sinna, kus sa peaksid minema. Sellepärast, et on kaks asja, kuidas väga tihti tegelikult hingevaenlane tahab meid nii-öelda pimestada sellel teel. Üks on see, kui sa arvad või õigemini, kui tal õnnestub panna fookus selle peale. See tuli südamesse mul lihtsalt jagada teiega, ma ei ole seda kuskilt tuhninud. Ja et üks asi, mis on öelda praegu, et ta üritab panna fookuse selle peale, mida sul ei ole. Et sa ei näeks seda, mis sul on tegelikult. See käib väga mitmel tasandil, sellepärast see käib maisel tasandil samuti, aga ma pean silmas praegu eelkõige vaimset tasandit. Et sa näeksid, et sa nuriseksid, et sa näeksid kõike seda, mida sul ei ole, mis sul on puudu, mis on valesti. Uskuge mind, see on vaimsus, mis suunab tegelikult inimesi oma pilku hoidma sellise asja peal. Ja samas sa ei näe seda, mida tegelikult Kristus on andnud sulle. Ta on andnud sulle igavese elu. Ja teine asi on see, ma pöördun selle juurde tagasi, ja teine asi on see, mida ta üritab kogu aeg inimestele selgeks teha, et sa tunneksid rahuldust oma tegudest, mida sa teed. Näiteks, kui sa oled teenija Kristuses, siis sa arvad, et sa teed ju nii palju Kristusele. Sa teed nii palju asju ja see on see, mis tegelikult täidab sind ühe rahuldusega. Sa tead, et sa oled õigel teel, sest sa teed nii palju asju Jumalale. Selle kohta ma tahaksin väga tõsiselt öelda siis, kuigi see kirjakoht konkreetselt ei käi selle kohta, aga selle teatud lauset ma saan kasutada siit, et näidata tegelikult, mis on nii-öelda Jumala peaeesmärk. See on siis Matteuse 7. 21. salm. Mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusi. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust ja ülekohtu tegijad. Et ma ei hakka praegu diskuteerima selle üle, mis tähendab ülekohtu tegijad, vaid ma pigem pööran tähelepanu selle peale, et inimesed nagu tahtsid õigustada oma tegevusega, kuidas nad on teeninud Kristust, kuidas nad on mingeid asju teinud, eks ole, palvetanud, ennustanud, ajanud välja kurja vaime. Et nad on tegelikult, mõni ütleb, et need on need mingid sensitiivid või asjad. Ei ole, sellepärast, et nad on Jeesuse nimel seda teinud. Ja nemad ise arvavad, et nendel on õigus tulla Jeesuse ette. Ja Jeesus ütleb selle peale, et ma ei ole kunagi tundnudki teid üldse. Mis näitab seda, teises kirjakohas samamoodi ta ütleb, et ärge rõõmustage selle üle, et kurja vaimud teile alluvad, vaid selle üle, et teil on elu raamatus nimed kirja pandud. Ta jällegi toob selle, et see tegevus on küll vajalik ja Jumala koguduse ülesehitamiseks siin maa peal, aga see fookus ei tohi olla selle tegevuse peal. Nende numbrite peal, palju sul inimesi kuskil tuleb. Mina ka mõnikord muretsen, et kas ikka kõik leiavad pimedusest valguse juurde, eks ole. Ka muretsen. Ma olen ka inimene kusjuures, täitsa tavaline inimene. Hullem veel.
tavalisem inimene. Ikka mõnikord muretsed ja küsid aga tegelikult ei tohi. Tegelikult ei tohi, sellepärast, et kõik see, mis me inimlikult tahame pingutada või kuidagi näidata või et näe, kus meil siin kõik juhtuvad asjad ja see tegelikult on teisejärguline. Küsimus on, kui palju on neid inimesi siin, kes Jeesust tegelikult tunnevad, kelle kohta Jeesus ütleb üks päev, et ma tundsin sind. Tere tulemast, tule siia. Annab sulle kätt, Peetrus pidi andma, okei, see lihtsalt müüt, eks ju. Et kui palju on neid inimesi, see on ainuke asi, mis loeb. Sellepärast, et kui inimene on taevast puudutanud, kui ta on tegelikult saanud ususõna oma sisse, sõna, mis on imbunud usu kaudu tema sügavale sisemusse, mida ei saa mitte keegi sealt ära röövida. Nii et kui olukorrad on isegi rasked, kui olukorrad on teistsugused, ei tule palve vastused kolinal uksest ja aknast sisse, siis hoolimata sellest sa jääd püsima. Ja sa ei anna alla. Ja see on ainult siis, kui sa oled tegelikult, ja sellepärast ma seda toonitan, et esiteks me ei tohi vaadata niivõrd selle tegevuse peale, mis me kõik teeme, et see on kuidagi, mis nagu toob sulle, loomulikult see toob sulle tasu, kui sa teed õiget asja, kui Jumal on öelnud sulle midagi teha ja sa seda järgid, loomulikult Piibel ütleb, sa saad tasu selle eest. Su töö ei tohi ära põleda, su töö peab jääma, mida Jumal on ehitanud, eks ole. Ma ei räägi sellest, see on väga hea, kui me räägime, et näed, siin üks sai terveks ja teine sai terveks ja ma ise sain terveks üks päev. Mul oli mitu nädalat järjest, valutasid mul luuda ja liigesed. Ja kohe nii, et ma ei saanud püsti tooli pealt. Et tegin küll näo, et ma ikka olen väga noor ja terve, aga samas mõtlesin, ai, küll oli raske. Ja palvetasin selle pärast, et see ära läheks, et mul valud ära läheks. Üle terve keha. Ja järsku avastasin teisipäeval, eelmine teisipäev, et mitte midagi ei ole. Tõsid hommikul üles nagu verinoor inimene. Tantsid ja hüppad ja kargad üle voodi ja voodi peal ja voodi all ja mitte midagi viga ei ole kuskil. Nii tore on olla. Ja. Ma ei saanud aru täpselt, millal ta ära läks. Just kui ma avastasin, et mul ei ole seda enam üldse. Nii et selles mõttes, see on tore, kui me tunnistame ja räägime, mis Jumal teeb, aga ma ei räägi seda selle mõttega, ma räägin selle mõttega, kus on sinu fookus. Kas see moodustab selle suhte sinu ja Jumala vahel? Kui palju sa oled midagi korda saatnud või tunnetanud või ilmutusi näinud või saanud sõna tema käest? Või moodustub see peaasja, milline on sinu suhe temaga? Kas sa võid öelda, et mina olen puudutanud taevast, mina olen olnud isa trooni ees, ma olen kogenud seda, ma olen saanud usu läbi, ma räägin veel kord, ma ei räägi ilmingutest, et sul peab olema mingi füüsiline kogemus. Neid ei ole väga paljudel. Ma tean inimesi, kes võtavad sõna ja üks sõna saab ilmutuseks terveks eluks tema sees Jumala sõnas. Ta ei tunne külma värined ega kananahka, aga Jumala sõna on nii tugevalt rääkinud tema vastu, et ta seisab terve elu selle sõna peale. Aga kui seda ei ole, siis tegelikult see juur on nõrk. Ja mina väga palun, et kõik need inimesed, kes siin on ja kes kuulavad, et ma palun teie pärast, et te võiksite saada tõmmatud Jumala ligiolu nii tugevasti, et te mitte kunagi alla ei annaks, kui on raske. Et ma näiteks toon kas või siin ühe näite, ma ei kiitle absoluutselt siin üheskist inimesest, aga ma räägin kõigepealt oma abikaasa näite, siis ma toon enda näite, et minu abikaasal oli ka väga pikk nimekiri, mida tema kõik ootas issanda käest. Mõned asjad ta sai, enamus asjad ei saanud. Aga kõige suurem palvesoov, mis tal oli olnud lapsest saadik. Mul on olemas häälsõnum lindistatud, kus ta ise räägib sellest, mida ma praegu lihtsalt toon. Ja ta ütles, et kui tema oli väike laps, siis tema palvetas oma vanaemaga kogu aeg.
vastavalt siis nii-öelda laulude raamatule, et loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda minu sees kindel vaim. Ja siis ta ühel hetkel sai aru, et üks asi on puhas süda, sa tuled Jumala juurde, saad puhta südame, aga teine asi on ka see, et kas sinu sees on kindel vaim. See on see, millest ma just praegu rääkisin. Kas sa jääd ka püsima, kui tulevad tuuled ja tormid või mingisugused kahtlused või olukorrad? Kindel vaim ongi see, et sa püsid kindlana ja sinu vaim, nii-öelda, sinu usuelu on rajatud otse Kristusele. Mitte tegudele, mitte doktriinile, mitte millegile muule, vaid ta on otse Kristusele rajatud. Ja sa tead, et isegi kui kõik muud asjad kukuvad su ümbert ära, siis tema ka ühendus on see, millele sa oma tugevuse rajad. Kui ei ole enam ühtegi kogudust, kui ei ole ühtegi piiblit kuskil kätte saada, oled kuskil laevahukkol, oled Robinson Crusoe moodi kuskil üksikul saarel ja sul ei ole seal mitte kedagi, kes palvetaks sinu eest või sellised olukordi võib juhtuda inimestega. Kus sa oled täiesti, internet ei ole, telefoni, sulle mitte midagi ei ole enam. Siis sa tegelikult saad aru, kui oluline see on. Ja minu abikaasal oli ka väga palju igasuguseid palvesoove, aga see, mida ta lapsepõlves siis palvetas, kandis läbi tema elu ja ta ütles, et ta korduvalt tundis, kuidas Jumal puhastas ta südant, aga et olla kindel vaimus, sellest ta kukkus korduvalt läbi. Tal ei olnud seda lihtsalt sellisel kujul. Ja siis, kui ta sai täis püha vaimu aasta tagasi, siis 8. aprillil, kui ta sai nii täis püha vaimu, et ta oli purjus pühast vaimust, ma olen seda rääkinud teile, kui püha vaim jätkuvalt valas tema peale ja täitis teda küll meeleparanduse, küll armastuse, küll lõpuks rõõmuõliga, siis pärast seda polnud ühtegi palvenimekirja enam. Tal oli siis ainult üks palvenimekiri või palvesoov. Ma räägin, ma kuulasin häälsõnumit seal mingi aeg tagasi ja siis seal on see olemas. Ja seal ta ütleb, et see koht, ta parasjagu remontis ühte korterit, kus oli mitmed korterid seal majas, kus ta sai siis pühavaimu täis, kus Jumal külastas, keset tööaega tegelikult. Ja kui see juhtus, siis ta saatis mu sõnumi, et ma olen valmis kõik ülejäänud korterid tasuta ära tegema. Peaasi, et see Jumala ligiolu ei lahkuks minust ja ta nagu seostas, see paik ei olnud see, aga lihtsalt see juhtus selles paigas, et peaasi, et see mitte kunagi minust ei lahkuks see, kus ma praegu olen. Et ma olen valmis tasuta kõik oma elupäevad tööd tegema aga et peaasi, et see on kõige tähtsam üldse. Tal ei olnud mitte mingeid muid asju. Ja huvitaval kombel selles samas kohas, kus ta niimoodi mitu kuud oli pühavaimu täiuses, pühavaimu ligiolus, seal samas juhtus ka tal õnnetus, mis viis ta lõpuks siis hauda. Aga tema ise oli väga õnnelik. Ma tean tegelikult oma südames, et ta pärast seda kohtumist Jeesusega unistas juba ühest teistsugusest ajast temaga. Et ta tegelikult tahtiski juba nii väga olla kuskil mujal. Et see oli nagu, see ei ole mingi vabandus, aga ma lihtsalt tean, ta saatis mulle mingid sõnumid, mida ma kuulasin mingil hetkel. Nii et see ei tähenda seda, et kui me saame pühavaimu täis, siis on aeg koju minna. Ei, meil on siin kindlasti tööd teha ja kõike, Jumal seda üksi teab. Aga ma räägin lihtsalt seda lugu täna üle, sest täna on täpselt pool aastat tema surmast. Ta suri reedel 5. ja täna on ka reede ja 5. Ja kes veel mäletab, siis 5. detsembril, kes tahab, võib üle kuulata. Ma pidin jutlustama siin 7 tundi varem olin ma saanud siis oma abikaasast surmateate ja ma tundsin oma sees lihtsalt, Jumal ütles, et ma pean ikkagi jutlustama, mitte puhkust võtma või ma ei tea, mis tavaliselt sellises olukorras inimesed teevad, kes on oma väga kalli inimese kaotanud. Ja ma tulin siia ja mõtlesin, et kuidas ma siis seda teen. Ja Jeesus ütles, et sina ära tee midagi, ma teen ise. Täpselt niimoodi ütles. Ja siis ma tulin siia ette ja ma ise ei ole seda julgenud vaadata veel, aga 5. detsember on siis see jutlus, kus ma just olin saanud selle surmateate. Ja siis, kui ma rääkisin, siis ma mäletan, et te kõik olite selliste nägudega, et
millal ta nüüd kokku kukub, millal see nüüd juhtub, et kõik niimoodi vaatasid kuidagi imelikult. Ja ma ütlesin, et mida nad mind vaatavad, huvitav niimoodi imelikult. Aga siis ma sain aru, et tegelikult see on ebanormaalne. See ei ole selle maailma standardite kohane, et tavalised inimesed kukuvadki kokku sellise uudise tagajärjel. Ja mina ka olen korduvalt kokku kukkunud, aga mitte kantslis. Sellepärast, et Jeesus ütles mulle, sina ei pea midagi tegema, ma teen ise. Ja ma ütlesin, okei, tee siis. Ja siis tema lihtsalt rääkis ja ta räägib edasi ka. Mõnikord võib-olla mitte, aga parem oleks, kui räägiks, eks. Et selles mõttes ma tahan öelda, et kui su sees kasvab üks uuendatud vaim, üks kindel vaim, siis see vaim, see tugevus vaimus kannab läbi sind kõiges, mis on. Ma nägin kunagi paar aastakümmet tagasi ühe unenäo Eestimaasta. Ma nägin unes, kuidas üks väga tume pilv ajas Eestimaa kohale. Ta ei olnud nagu kohale jõudnud täitsa, aga ta oli silmapiiril. Ja Jumala püha vaim ütles mulle sel hetkel, et kui see pilv siia jõuab, siis ei saa keegi enam aega ega mahti vaimule külvata. Et praegu on see aeg, et vaimule külvata, et su vaim oleks tugev, et sa kuuleksid täpselt juhised Jumala käes, et sa teaksid täpselt, mis teha. Ta ütles sõna-sõnalt, ta ütles ka ühe inimese nime, et ütle talle see edasi, eriti talle. Et praegu on aeg, aga see oli 20 aastat tagasi, kui ma seda nägin, et praegu on aeg külvata vaimule, et saaks kindel uuendus toodud esile vaimus. Et mis iganes on, sa tead täpselt, et tema on sinuga ja mitte keegi ei saa midagi sulle teha, kui Jumal on sinu poolt. On nii, Piibel ütleb seda. Keegi ei saa sinu vastu olla, kui Jumal on sinu poolt. Aga selleks sul peab olema temaga osadus. Mitte numbrid, mitte teod, mis on, saate aru, see peab olema tegelikult vastupidi, eks ole. Su sees on kindel vaim, sa oled täis püha vaimu ja sa teed tegusi selle pärast, et need tulevad esile sinu seest, vastavad sellele, mis on su kutse, mis on sinu annid, mis on sinu teenimine Jumalas, eks ole. Aga kui sa teed lihtsalt, et sa teenid ja su sees ei ole seda, siis sa ei saa selle peale nii-öelda puhkama jääda. Et minu enda armastatud kogemus selles valdkonnas oli ju tegelikult täpselt samasugune. Ja me võime nii vaimulikud olla kui vähegi, aga meie liha, nagu ma just lugesin, et kui sa seda hinge tahad nagu päästa, siis tegelikult sa kaotad selle. Sa kaotad tegelikult oma elu. Ja see tähendab seda, et meil kõigil on vaja ühte mäge, kus me muutume, kus me laseme Jumalal tegelikult tulla ja teha üks töö, et me oleksime valmis tegema täiuslikult tema tahet, nii palju, kui see võimalik siin maa peal on. Ja kes selle vastu sõdib, kui sõbrannad ja sõbrad ei sõdi, siis su oma liha sõdib kindlasti vastu, sest see ei ole alguses alati mugav. Ja ma toon uuesti täna see päeva puhul selle tunnistuse, mida ma olen ka enne rääkinud, aga see on minu arust väga lahe tunnistus sellest, kuidas hoolimata sellest, et sa oled Jeesus palgesse näinud ja teisel pool ära käinud ja sa oled tagasi tulnud ja meelt parandanud, hoolimata sellest on su liha ikkagi nii tugevalt kramplikult sinu ümber kinni ja tahab sind kangesti nagu selle maailma hüvede küljes kinni hoida. Ja mõned võib-olla ei ole mu lugu kuulnud. Ma arvan, et üks mees kindlasti, kes siin istub, pole kuulnud, võib-olla 2. Nii et ma räägin ikkagi selle loo, kuna mulle see lugu puudutab mind ennast iga kord, kui ma seda räägin. Et kui mina olin olnud mõned aastad kristlane, siis ma otsustasin, et ma teen ära korteris remondi ja ostan endale enda mööbli, et muidu olid nagu ema asjad seal, aga ema kolis ära. Ta kavatses uuesti abielluda ja ta läks ära ja ma sain selle korteri endale ja mõtlesin, et nüüd ma lõpuks elus esimest korda saan elada nii, nagu mina tahan. Osta sellise tugitooli ja sellise teleka ja kõik need asjad ja põranda ära värvida. Sellel ajal veel värviti, eks ole, seal kiviaeg. No vot, ja siis oligi nii, et ma läksin Soome siis tööle selle pärast, läksin maasikaid korjama, et teenida raha selle jaoks, et ma saaks asju osta ja küürutasin siis seal maasikapõllul ja igasugustel muudel põldudel, nii et seda nägu ja sain seal siis mingisuguse raha teenitud niimoodi, et tulin siis Eestisse tagasi ja ostsin siis ja tegin remondid ja tegin kõik need asjad ära ja viskasin siis enda uue samet sohva peale ennast pikali ja mõtlesin, et nüüd ma hakkan elama siin korteris, mul on nii lahe siin olla. Ja siis, kui ma seal niimoodi juubeldasin ja tänasin Jumalat, siis Jumala püha vaim ütles, et täpselt 2 nädalat sa saad siin üldse olla.
niimoodi nautida, et siis sa lähed ära siit korterist. Ja ma ei tahagi sellest korterist, sellest ma olen pikalt rääkinud mitu korda, et täpselt 2 nädala pärast Jumal siis saatis mind Soome aastaks ja ma üürisin kristlikule paarile oma korteri välja. Ja pärast juba siis müüsin maha, nii et ma ei saanudki seda korterit nautida. Ma tegelikult panin oma meeletud kella 5 saadik küürutatud nii-öelda maasikapõllu kogemuse, panin ainult selleks, et teised inimesed saaksid hästi tunda ennast seal ja nendel oleks tore olla. Aga ei, see on, minul ei ole hääles kibesu varinud, ära otsi seda, see on nagu väga tore tunnistus veel, see on alles algus. Aga aasta varem oli tegelikult 2 pastorit, me palvetasime kõik koos ja 2 pastorit nägid ühe sama nägemuse minust. 2 inimest nägid ühte sama asja. Ja nad nägid nägemuses, et ma lähen kas tööle või õppima välismaale mingiks ajaks, aga millegipärast nad nägid mõlemad hästi täpset kirjeldust ühest kohast. Ja nad ütlesid, et seal on meri, seal on väiksed kaljud ja madalad valged majad. Et kui sa sellises kohas oled, siis sa tead, et sa oled täis Jumala tahtes. See on huvitav, et kaljusid meil Eestil küll ei ole, et madalad maju on küll, aga mitte kaljusid. Et järelikult see on kuskil mujal siis. No nii. Noh, siis läks aasta mööda ja ma unustasin selle ära. Ja siis tuli mul äkki nagu see, et Soome. Ma tundsin tegelikult, et see on nagu Jumala tahe, et õppima minna sinna siis raadiotööd ja kristlikku ajakirjandust. Aga siis, kui ma juba asju pakkisin, siis ma mõtlesin, et ma ei taha sinna minna. Sest ma olin just lõpetanud ühe teise piiblikooli Eestis ja meil oli nii tore grupp, kes käis minu juures kodus osaduses. Meil on mõnikord isegi 30 inimest. Meil polnud isegi, me lamasime põrandal üksteise otsas põhimõtteliselt, meil polnud kohta olla. Ma elasin siis veel Tallinna kesklinnas ja korter oli suhteliselt väike ja see oli nii magus osadus, see oli nii tore ja ka seal olid koogid ja värgid isegi, ma ei tea, kes need tegi. Igal juhul see oli nagu väga tore osadus. Ja siis hakkasid mul äkki kõik need pildid silma ette tulema, et ma jään sellest osadusest ilma, ma ei saa kogudusse minna, mul pole kellegagi koos ülistada, palvetada, jagada kogemusi, siis ei olnud veel mobiiltelefone, et helistada Soomest või Messengeri. Ma lähen kuskile üksikule saarele, kuskile, ma ei tea, täiesti umbkeelsete sekka terveks aastaks vähemalt. Ja ma tundsin juba enne seda, et ei, ma ütlen ära selle. Aga siis mõtlen, et tahaks Jumala tahet ka teha. Kuidas ma ütlen nüüd selle ära, aga Jumala tahet on ka teha. Aga ma tundsin, et kuidas mu liha, no kõik asjad seletas mul ära, millest ma kõigest ilma jään, kui ma siin lähen, eks ju. Kõik need magusad asjad, mis siin olid Eestis. Kaasa arvatud oma ilus pehme voodi ja sohva ja kõik, mis ma siin olin ostnud. Kõik need asjad, eks ole. Ja siis ma palvetasin. Ma ütlesin, Jumal, nüüd on see koht, nagu sinul oli Getsemani aias. Sa näed, mul on nii raske sinna minna, ma ei taha minna sinna. Aga kui see on sinu plaan, siis kinnita ükskõik kelle kaudu. Ja hommikul ongi, ma pidin päeval laeva peale minema. Hommikul tuli telefonikõne ühelt sõbrannalt, kellele ma ei olnud oma võitlustest midagi rääkinud, kes isegi ei teadnud, et ma sinna lähen. Sest ma ei tahtnud eriti rääkida nendel, kes osadus oli käinud. Ja see sõbranna helistab ja ütleb, et tead, mul tuli sõna sulle täna öösel. Ma ütlesin, selge, Ingel Gabriel on külas käinud. Nüüd ma kindlasti ei pea minema sinna. Juba mõtlesin, no räägi, see Sulanne kuulab sind meeleldi. Võtab vastu kõik, mis sul öelda on. Ja tuligi sõna, et see, kuhu sa lähed, on Jumala täistahe sinu jaoks nägemist. Selline sõna tuli hoopis. Ja ma sain aru, et ma pean ikkagi minema ja kõikidest oma hüvedest. Siis ma õnneks veel ei teadnud, mis mind tegelikult ees ootab. Et kui ma siis sinna kohale jõudsin Soomes, siis tuba, mis mulle siis anti seal aastaks, seal ei olnud isegi WC-d ega duširuumi, see oli kuskil mujal ühiskasutatav. Ja mul oli toas voodi umbes nii laia. Ma mõtlesin, ma seon rihmadega kinni nagu rongis, et kui ma keeran ennast, siis ma kukun põrandale. Seal oli selline voodi minu jaoks, üks tool ja paar nagi. Laua ma laenasin kõrval toast pärast. Väikse laua, et ma saaks kuskil peal. Saate aru, seal ei olnud midagi. See oli hullem kui mingisugune haigla. See oli hostelina kasutatav suveaegadel, aga talvel oli see täiesti tühi. Ja mul oli laps ka seal kaasas. Lapsel oli siis teine samasugune voodi. Ja üleüldse see oli väga õuses kohas. Ja kui ma seda jõudsin,
ja asjad lahti pakkisin ja vaatasin, et kuidas ma selle voodi peal nüüd siis ikkagi olen. Mingid jubedad vedrud olid veel seal ja siis ma mõtlesin, et ma küürutasin seal maasikapõllul. Mu selg oli haige. Igaüks, kes on põllul tööd teinud, see teab, et sa pead nagu aja peale põhimõtteliselt tegema. See on tohutu kiirus taga tegelikult, sest keegi tahab raha saada nende maasikate eest juba turul on ju. Ja kas ma sellepärast käisin tööle, et teised inimesed saaksid nii hästi elada ja minul oleks vähemalt midagi sarnast vastu antud. Mulle antakse mingi jube kresla, kus ma pean ennast nöörde kinni siduma ja üks tool, kus isegi patja ei ole peal. Et kas see on see tasu? Vaata, hing hakkab ju virisema kohe, eks ole. Kas see on siis nüüd see? Kas me sellist Eestit tahtsime? Kas me sellist Soomet tahtsime? Ei tahtnud, eks ole. Nii. Ja siis ma olin nii meeleheitel. Ma kirjutasin juba ühele pastorile kirja, ütlesin, kuule, palun palvetad. Jumala armust ma siit pääseks, ma saaks tagasi tulla. Et Jumal kuidagi saaks mõjutatud, vähemalt pastori palve poolt. Et siis on nagu roheline tuli koju minna. Vaata, ma tahtsin ikkagi Jumala tahtes olla. Ega ma ei tahtnud seda kuulmata ka olla, eks ju. Ma üritasin kuidagi siis nii vihverdada. No ja siis üks töötaja, kes seal oli, ütles, et teised õpilased ei olnud veel saabunud, ma olin üks päev varem seal. Ütles, et kuule, et võta laps ja mine jaluta natuke, et siin on hea siuke tänav, et seal on laste mänguplats on seal, et tal vähemalt lapsel on lõbus on ju. Siis ma läksin nuttes sinna, mõtlesin, Jumal, miks sa nii teed minuga, mina mõtlesin kõik ilus elu, kui Jumal tahtes käid ja see on nii õudne kõik siin ja siis ma jõudsin sinna mänguplatsile. Nüüd oled külmavärinad praegu peale. Te juba teate, mida ma nägin, eks ju. Meri, madalad valged majad ja kaljud. Ma mõtlesin, ma minestun ära sinna lihtsalt. Siis ma teadsin täpselt, et sa oled nagu Jumala parimas tahtes, kui sa leiad ennast sellest kohast. Et sa oled nagu Jumala parimas tahtes, kui sa oled. See oli sõnum 2 aasta tagasi 2 pastori poolt. Ja nad ei teadnud, kuhu riiki ma lähen. Ja ma olin juba ära unustanud. Et vähe sellest, et see sõbranna mind kinnitas ja siis ma nägin nagu ise ka, et see on täpselt see koht, kus ma pean olema. Ja mul ei ole mingit pääsu, kui ma ei taha Jumala tahtest välja minna. Ühesõnaga pikk jutt lühikeseks. 2 kuud ma olin sellises masenduses ja ma mõtlesin, et ma langen tagasi. Läksin kirikusse, kirik oli lukku pandud terveks talveks, juks oli, et avame mais või millagi või juunis. Avame kiriku, kirik oli ka lukku pandud, ainukene kirik, mis seal oli siis. Ja kõik olid nagu, pannud seal üldse Kristus ega kedagi alguses ja vähemalt mina ei teadnud, et on. Ja 2 kuud ma olin nii suures masenduses ja ülejäänud 7 kuud olin ma sellises Jumala ligialus. Et ma kirjutasin avalduse, kas ma võin veel 9 aastaks siia jääda. See on tõesti sündinud lugu. Et see oli minu nii-öelda muutmise mäe kohta, kus Jumal eemaldas mingiks ajaks minu elus kõik selle, mille peale ma olin harjunud toetuma. Kõik, absoluutselt. Ainult mu laps, noorem laps oli minuga kaasas, kes oli siis 5-aastane, et tema peale ma väga ei toetanud selle ajal. Ja tema nii-öelda oli siis see, kes oli muga kaasas. Ja ma sain nagu aru, kuidas Jumal tegi sellise südame ümberlõikamise, viies mind sellisesse kohta, kus mul ei olnud ühtegi õlekõrt, kus mul ei olnud ühtegi päästerõngast. Mul polnud isegi telefoni ega internetti, et helistada või kirjutada. Ma saatsin posti teel sellele pastorile kirja ja ma ütlesin, ma olen sellises masenduses, palun too mind siit ära. Tee midagigi. Ja ta ei vastanud isegi selle kirjale mulle. Ja siis sinna tuli üks kristlik paar, rootslased, tulid sinna kooli õpetajateks. Ja ma läksin selle naise juurde, ma ütlesin, et ma ei suuda siin olla. Et võiksid mind külla kutsuda teinekord vähemalt jäätis sööma. Ta oli 1 korra kutsunud juba, et mul on nii raske lihtsalt siin üksi olla. Ja siis see naine hüppas ja hakkas käsi plaksutama. Ta oli väga siuke temperamentne naine ja plaksutas käsi ja ütles halleluuja. Et nüüd sa oled täpselt selles kohas, kus sa pead olema. Jumal teeb sinuga head tööd. Ma ütlesin, mine ka metsa. Ma ei taha kuuldagi sellist juttu. Pain pauguga ukse kinni, läksin tuppa, hakkasin nutma. Ja mitte väga palju hiljem, siis mingid päevad või nädalad hiljem tuli siis see aeg, millest ma olen ka teile rääkinud, kus need igasugused
telenoveelad ja kõik muud asjad hakati järjest ära lõikama minu südames, mäletate, ma neil rääkinud teile pisteliselt. Ma ei ole kõike rääkinud, mul on nii palju oleks rääkida sellest ajast, aga jumal viis mind sellisest tulest läbi, et kui ma ühel hetkel jõudsin kuskile paika, siis ma kirjutasin avalduse, kas ma võiks 1 aasta siin veel olla. Siis ma olin täpselt see sama asi, nagu et Alari kirjutas, et ma tahaks kõik korterid tasuta ära teha, aga ma ei taha sest Jumala ligiolust kunagi lahkuda. Ja Jumal ei jätnud mind sinna. Käskis mul tagasi tulla, ütles, sul on töö teha, eks ole. See on seal mitu korda öelnud, ma olen väga palju läinud välismaale elama ja jälle tagasi tulnud. Et loodetavasti, kui ma nüüd lähen, siis enam ei tule. Keegi ei öelnud aamen millegipärast, ma nii lootsin, et ütleb. Et selles mõttes ma tahtsin nagu, ütleme niimoodi, inspireerida teid ja julgustada. Et kui sa näed oma igapäevaseid võitlusi, kuidas sa kannad muret oma pere eest, võib-olla rahaasjade eest, võib-olla on sul tervisega midagi, kuidas sa võitled, kuidas sul on raske, kuidas sa nutad. See tegelikult on kõik üks väline asi. Kui sa lähed, ma tahangi seda öelda, et kui sa saad Jumala ligi olla, kui sa saad selle koha kätte, kus sa ütled samamoodi, ükskõik, mis mul väljaspool on, aga ma ei taha sellest ligiolust mitte kunagi lahkuda enam, siis oled sa õiges kohas ja sa tead, et pärast seda kõik need muud asjad on juba tema käes. Need on juba tema käes. Ma tean, et siin on mitmed inimesed, kes ei saa kaasa rääkida selles asjas praegu, sest nad ei ole selle koha peal kunagi olnud. Aga minul oli ka aeg, kus ma polnud selle koha peal olnud. Ja Jumal viis mind. Sellepärast, et minu jaoks on sellest ajast peale, kui ma sain päästetud, kõige tähtsam asi käia Jumala tahtes. Ma olen kõige rohkem silmaveega külvanud neid palveid. Jumal, et ma mitte kunagi sinu tahtest ära ei läheks ja ma olen olnud tema tahtest väljaspool, hoolimata. Kas oma rumaluste, kas valesti arusaamiste, kas kärsituse, kannatamatuse pärast. Tihtipeale me oleme kannatamatud, eks ole, me tahame kohe kõike saada. Aga minu jaoks on olnud kõige tähtsam see, et ma oleksin tema tahtes ja kui ma sain aru, et ma vajan selleks mäge, kus saan mina nii-öelda selle muutmise, kus mina saan selle aua, kus mina saan selle ümberlõikamise, kus mina saan selle kätte, siis pärast seda ta avas alles mulle teenimisuksed. Nii kui ma tagasi tulin, järjest plaks. Raadiotöö, kirikutöö, igal pool ma juba Jumal kasutas, jutlustasin. Aga ennem seda ei olnud midagi. Sellepärast, et ma ei olnud valmis. Ma tahtsin ise midagi teha võib-olla. Aga nüüd ma jõudsin sinna, kus tema midagi teeb. Ja võt ma väga soovin, et isegi kui sul on perekonna asjad või sul on haigused või midagi sul on, mille ees sa praegu seisad, lase temal seda teha ja palu, et Jumal tõmbaks sind oma ligiollu, mis muudab sind igaveseks. Nii, et see kirjakoht, mis ma alguses ette lugesin, kes oma hinge hoiab, see kaotab selle, enam ei kehtiks sinu kohta. Sest ma olen täpselt sama koha peal olnud kunagi. Ma olen täpselt selle sama koha peal olnud ja kindlasti vajan uusi muutmise aegu, kindlasti. Sa ei jõua kunagi selles elus ju kohale. Sa vajad järjest sügavale minna nagunii, eks ole. Aga ma räägin lihtsalt sellest ajast, mida ma võin ise oma nii-öelda selle kogemusega tunnistada ja ma olin Alarile seda nii palju rääkinud ja ta nii tohutult igatses, et temal tuleks ka selline asi. Ja ma palusin tema pärast. Ma palusin aastaid tema pärast ja see tuli. Ja siis ta saatis mulle sõnumi, aitäh, et sa palvetasid, sest nüüd ma saan aru, millest sa räägid. Nüüd ma alles saan aru, millest sa üldse räägid. Kui ma olen siin Jumala ligiolus ja ma olen valmis terve Norra korterit kõik tasuta ära tegema, peaasi, et Jumala ligiolu kunagi lahkuks, eks ole. Saate aru? Nagu mina kirjutasin selles koolis, kus ma ei suutnud seal voodis alguses üldse aru saada, mis pidi seal magada tuleb, eks ju. Ma kirjutasin, et palun jätke mind siia, ärge saatke mind Eestisse tagasi. Sest see oli kõige ilusam aeg üldse, et olla Jumala ligiolus. Näha, käia temaga mererannas jalutamas, ma tundsin, kuidas ta isikuna käis mu kõrval. See oli nii reaalne lihtsalt, see oli nii selge. Mitte kogu aeg ei olnud see nii, aga oli hetki, kus ma tundsin, et ta oli isikuna minu kõrval lihtsalt. Ja siis ta ütles mulle ka, kus siis järgmised kohad on. Ja. Et selles mõttes tahaks lõpetada selle
selle mõtte sellega, et Jumal vastab teinekord ka kõige kummalisematele palvetele ja ma toon lihtsalt 2 tunnistust. Et kui mul oli mingisugune selline aeg, kus mul oli raske ja siis viidi mind kinno vaatama seda filmi Kõikvõimas Bruce, kes on näinud seda. Kui sa ei ole näinud, siis mine vaata kindlasti. Sellepärast, et alguses ma olin kohutavalt suure eelarvamusega selle filmi suhtes. Aga kui ma seda nägin, siis ma sain aru, et inimesed täpselt sellised ongi, nagu seal on kirjeldatud. Et inimesed hingeliselt ongi täpselt sellised, nagu seal oli kirjeldatud. See on tegelikult väga hästi tehtud film. Ja seal oli selline koht, kus mees tahtis siis oma naisele saata armastussõnumi ja ta lasi pilve või taevasse kirjutada. Mäletate, kes on vaadanud selle, et ma armastan sind nagu taevasse kirjutada selle nii-öelda siis nagu pilvedesse. Ja siis ma mõtlesin, et et jube hea on. Võtta, kui Jumal kirjutab see. Lähed hommikul välja, vaatad I love you või armastan sind või ragastan või mis iganes see sinna kirjutab, eks ole. Siin tore oleks niimoodi minna on ju. Saad kohe kinnituse hommikul tööle minna selle bussipeatuses ja vaatad, Jumal armastab. Aga katsu sa pimesi uskuda, vaatad taevasse, midagi ei ole, pilved on ja vihma sajab ja siis ma mõtlesin, et mis niimoodi viga, et Jumal, kui sa mulle ka sellise sõnumi saadaksid, mul on nii raske praegu, sa tead. Ja siis ta kirjutaski. Me läksime, kõigepealt ma võitsin ühe reisi Ameerikasse, siis ma läksin seda võitu lunastama, läksin Ameerikasse, Floridasse ja tulime siis pojaga söögikohast välja ja taevas siis lennuk oli, nad nagu selle suitsuga nad kirjutavad, eks ole, lasevad seda kütust välja, siis see nagu tekivad sellised jutid, oli kirjutatud, Jeesus armastab sind. Ja ma mõtlesin, hästi paned, jugud, et see oli nagu, et Jumal teeb ka teinekord sellised asju, mida sa iialgi ei arva, et ta sinu elus nagu teeb. Aga minu jaoks oli nagu see, et Jumal näeb nagu kõike. Ja tal on väga hea huumorimeel ka. Ja mis oli kõige huvitavam, poeg ka mul jälgis, et see kirjutis oli täpselt nii kaua, kui meie läksime söögikohast hotelli. Et see hakkas kirjutama sel hetkel, kui me tulime söögikohast välja ja ta hakkas hajuma ära siis, kui me jõudsime hotelli. Nii et ta oli ainult väga üürike aeg, täpselt see moment on ju. Jeesus armastab, siin on isegi pilt tehtud sellest mingisuguses osas. Ja viimane tunnistus, ma lihtsalt loodan, et võib-olla tahan lihtsalt nagu tänada inimesi, et kes on toetanud seda teenimist, sest see tõesti vajab raha. See, et mina saaks üldse midagi teha, see vajab raha. Ja ma tahan sellega seoses ka väga hea tunnistuse anda, mis juhtus siis täpselt pool aastat tagasi. Et ma tean, et meil tuleb usus kõigil seista ja mitte nägemises. Aga enne seda, kui Alari suri, lahkus, tähendab, ta ei surnud, aga ta lahkus ilmselt magama, siis nagu Piibel ütleb, siis tema oli aastaid rabanud tugevat tööd teha, et mina saaksin seda vaimulikku tööd siin teha, et ma saaks üldse eksisteerida. Sest kui ma olen pühendunud 100% selle tööle, siis mul ei ole võimalik ju enda arveid maksta kuidagi, et mul on vaja ka sissetulekut. Ja tema siis tõi selle sissetuleku, tema siis töötas selle nimel, et ma saaksin seda tööd teha, et minu arved oleks ka makstud ja toit oleks laual ja ma ei sõidaks naelrehvidega, nagu ma praegu sõidan veel, tänagi veel sõidan naelrehvidega. Et sellist asja ei oleks, siis ta nagu pingutas selle nimel, sest tema jaoks oli väga tähtis, et see töö nagu jätkuks siin. Ja siis, kui ta hakkas lahkuma, siis ma ütlesin talle, et ma ei tea, mis nüüd saab. Et ma pean selle jutlustamise ja kõik need asjad vist ära lõpetama ja tööle minema, et ma kahtesse ei saa korraga teha. See on juba läbi proovitud tee. Ja siis ta ütles, et oi, ära üldse muretse. Kohe, kui ma Jeesuse juurde jõuan, ma ütlen, saad kui pappi. Täpselt niimoodi ütles, mis hea nali, eks ole. Et ta oli hea öelda, eks ole. Ma lähen nüüd Jeesuse juurde, aga sa vaata ise, kuidas sa oma naelrehvide ja asjadega siin hakkama saad. Päris nii ei olnud, aga ta ütles sõna-sõnalt, jah.
mis sa arvad, et ma siis nagu ei räägi Jeesusega sellest või? Et kohe, kui ma tema juurde jõuan, siis ma ütlen, et saatku pappi. Ma ütlesin, okei, siis eks ma siis seisan selle sõna peale, et sa siis vaatad, sa siis räägid, on ju. Ja ei, ma räägin, ma luban sulle. Ma ütlesin, tead mis, ma arvan, et sa unustad mind üldse ära. Jeesus on niivõrd imeline, et kui sa jõuad tema juurde, et see, kuidas mina Jeesusega kohtusin, mul tulnud ükski pereliige ka meelde. Et see on lihtsalt nii imeline, kui sa Jeesusega kohtud, on ju, et sa ei mäletagi mind enam. Ei, mäletan, küsin raha. Ma ütlesin, okei. Ja siis, kui see juhtus, siis ma läksin järgmine hommik, läksin surnuaeda, et vaadata, kuidas siis seda platsi ja kõik. Ja istusin siis seal autos ja mõtlesin, et surnuaia väravas niimoodi. Vaatasin taeva poole ja mõtlesin, et noh, kas sa juba oled kohal? No päris nii ei olnud, praegu räägin nagu huumoriga, sest nagu ajab ennast ka naerma. Aga siis ma nutsin tegelikult. Ma ütlesin, kas sa oled juba kohal? Kas sa juba rääkisid? Et mul on tegelikult praegu vaja juba seda, on ju. Ja siis ma tegin oma telefoni lahti ja avastasin, et üks inimene oli sinna raha üle kandnud. Tegelikult oli sinna mitu inimest raha kandnud, aga need olid nagu väiksemad summad, aga üks inimene oli saatnud nagu suurema summa raha. Ja ma mõtlesin, sain aru, et nagu selles filmis, et hästi paned, oli nagu see hetk, et see oli see ajastus ja ma olen seda inimest ükskord elus näinud ainult. Et see saab olla ainult Jumal, kes niimoodi asju teeb, eks ole. Et ma sain kõik matusekulud sellest kanda. Ja need matusekulud ei ole Eestis odavad. Ja jäi natukene üle ka. Nii et selles mõttes Jumalal on mõnikord väga kummalised teed palvevastusteks. Jah, rahaasjad käivad ikka inimeste läbi. Need ei käi. Allan Kroll õpetas sellest hästi, et Jumal ei trüki vale raha. Et see ei käi nii, et mul lihtsalt teen sahti ja keegi on trükkinud raha, et see ei käi niimoodi, et see käib ikkagi inimeste kaudu, sellepärast, et raha kuulub keisrile. Eesti Vabariik on raha nii-öelda omanik. Me ei saa seda ise trükkida, eks ole, isegi kui me oleme väga suurt usklikud. Sellepärast ma tahtsingi tänada kõiki, kes on aidanud, et nüüd on juba pool aastat möödas sellest ja Jumal on läbi kandnud ja sellepärast ma julgustan ka järgmine kord, millal me siin Laitses oleme, et siis, kes soovib siis ka Kellile sponsorlust pakkuda, sest kõik sellised asjad, kus me Jumala plaanis liigume, on alati ka rahadega seotud ja meie enda töö samamoodi vajab väga toetajad ja me täname kõiki toetajaid. Aga nüüd nende lugudega siis ma lõpetan täna ja ma lihtsalt palvetan praegu lühidalt ja siis me paneme kinni ja siis me palvetame pärast edasi. Ja isa, me tuleme su ette praegu Jeesuse nimel. Ja sina näed praegu siin igat südant, kellel on mure, kellel on raskused, kellel on pereliikmete pärast mure, kellel on mingi muu asja pärast. Ja Jumal ometi sa oled öelnud, et ärge muretsege, vaid andke need koormad. Ja me lihtsalt palun praegu täielikult sinu armu, et me võiksime anda oma koormat sinu kätte ja võtta vastu täielik usaldus sinu käest. Ja ma palun omakorda, nii nagu ma Alarile palusin, et need inimesed, kes ei ole selliselt kohtunud või saanud sellist ususeemet oma südamesse või sellist ligiolu või kuidas sa iga ühega eraldi teed, ise ma palun, et need inimesed võiksid saada selle erilise alguspunkti, kus täiesti uuel tasandil usuelu läheb nende elus, kus nad kogevad sind nii reaalselt, kus nad saavad täis niimoodi püha vaimu, et nad on täiesti päisepäeva, võib-olla purjus pühast vaimust. Ma palun seda praegu igale inimesele, kes siin on ja igale inimesele ka, kes kuulab, et me võiksime käia sinu vaimus, võiksime õppida kuulma sinu häält, võiksime kasvada püha vaimu andides, et püha vaim saaks kasutada meid rohkem koguduse ülesehitamiseks. Aga üle kõige ma palun seda, et me võiksime tunda sind ja sina võiksid tunda meid, nii nagu sõna ütleb. Et me võiksime olla sinus ja sina võiksid olla meis. Ja see oleks kõikide asjade alus. Tänu sulle, issand, Jeesuse nimel. Aamen.